Ühes varasemates videodes siin Kadrioru Montessori YouTube'i kanalis rääkisime 4 erinevast arengujärgust. Täna võtame ette aga selle kõige esimese ehk need esimesed 6 eluaastat. Maria Montessori ütles midagi, mis peaks panema meid korra kõiki mõtlema ja peatuma. Ta ütles seda, et kõige olulisem periood inimese elus ei ole ülikooli aastad. Need on esimesed 6 aastat sünnist 6. eluaastani. Ja just see on see periood, kus moodustub inimese intelligentsus. See tema kõige võimsam tööriist, mis eristab meid ju loomadest. Ja mitte ainult intelligentsus, vaid ka kogu tema psüühiline jõud. Need esimesed 6 eluaastat on lapse elu kõige olulisemad. Need on intensiivsed, dramaatilised ja tihti alahinnatud. Ning täna ma räägin sulle, miks. Vaatame neid 2 pilti. Esimesel pildil on minu esimene laps 11-päevasena, vastsündinu. Teise pildi peal on 6-aastane, kes on kohe-kohe saamas 7. Sellel esimesel pildil see laps on väike, abitu, ta on pehme ja tema pea on peaaegu veerand kogu tema kehast. Ja ta vajab meid absoluutselt kõiges. Teise pildi peal on see 6-aastane, kes jookseb, räägib, paneb ennast ise riidesse, sööb ise ja tegelikult ütleb absoluutselt kõige kohta, et ma tahan ise. Ja kui neid 2 pilti vaadata, siis tegelikult ei ole ju need lihtsalt erineva suurusega lapsed. Maria Montessori võrdles seda liblika metamorfoosiga. Röövikust liblikaks. Välimus, võimed ja isegi see, kuidas need 2 erinevat last siin maailma kogevad, on ju täiesti erinevad. Aga ometi on see üks ja seesama inimene. Maria Montessori märkas, et kõik lapsed on universaalsed. Et ükskõik kus ja millal nad sünnivad, on see siin Eestis või kuskil Ameerika Ühendriikides, Hispaanias, aastal 1960 või 2026, kõrbes või vihmametsas. Nendel lastel on kõigil üks peamine ülesanne. Ja see on kohaneda selle aja, kultuuri ja keskkonnaga, kuhu nad parasjagu sündisid. Nad imevad endasse keele, kombed, väärtused ja hoiakud. Kõik see saab osaks, sügavalt päris nende osaks. Ja see periood jaguneb siis tegelikult 2, et 0–3, mis on selline loomisperiood, ja 3–6, mis on siis täiustamisperiood, kus laps kinnistab ja lihvib seda, mis ta on omandanud. Ja seal on oluline ka see, et laps tahab kogu see aeg öelda endale, et aita mul seda teha ise. Et olgu see tema käitumine või maailmaga ka suhestumine, siis ta justkui tahab meile kogu aeg öelda seda, et aita mul seda teha ise.
mis on sellel esimesel 6 eluaastal veel hästi oluline, on vastuvõtlik meel. Ja see on nagu lapsel oleks selline superkäst. Et kõik, mis tema ümber ja temaga toimub, jääb lapsega. Ja ka mulle see käsna metafoor võib-olla nii väga ei meeldigi, sest mis juhtub käsnaga, kui see vedelikku täis saab? See vettib ära ju. Nagu kui sinna vedelikku juurde valada, siis ta lihtsalt ei võta seda endasse ju enam, ta ajab seda üle. Aga lapse meel töötab niimoodi, et see ei saa kuidagi täis. Et ta ei selekteeri, ta ei vali, kõik, mis temaga juhtub või jääb juhtumata, on temaga seal kogu ülejäänud aja. Ja see vastuvõtlik meel aitab ka seda, et laps ei õpi ju kuidagi midagi teadlikult. Et kui me mõtleme kooli peale, me läheme õpime midagi, läheme õpime võõrkeelt, peame teadlikult pingutama. Aga laps toimib nii, et ta lihtsalt neelab ja imeb seda keskkonda endasse. Ja siin on ka selline üks mõiste veel, et Maria Montessori nimetas 0–3 aastast last psüühiliseks embrüoks. Füüsiline embrüo on midagi, mis meile tegelikult on nähtav. Aga samal ajal toimub tohutu nähtamatu töö. Lapse meel, isiksus ja intelligentsus ehitatakse ülesse. Ja tõesti see, mis nendel aastatel luuakse või loomata, jääb kogu inimesega. Kogu tema ülejäänud eluks. Ja 0–3 aastane on siis teadvuseta looja. Ja ta tõesti võtab vastu kõik meie tooni, meeleolu, sõnad, rutiinid, ilma et ta sellest aru saaks. Ja kui sa võib-olla mõtled oma enda lapsepõlve peale, siis mis vanusest sul üldse tulevad lapsepõlvest need esimesed mälestused? Väga tihti meil pole õrna aimugi, mis meiega esimesed 3 eluaastat juhtus. Aga kõik see, mis juhtus, on meiega kaasas. Ja siis on 3–6 aastane, kes on teadlik tegutseja. Ta hakkab teadlikult kordama ja lihvima seda, mida ta varem lõi. Ja just seepärast need esimesed 6 eluaastat on kodu, suhted ja rutiinid nendel aastatel nii palju olulisemad, kui me tegelikult tahame ise arvata. Mis siis veel on eriline? Lisaks vastuvõtlikule meelele on lapsel olemas ka tundlikkusperioodid. Need on sellised lühikesed, ajutised aknad, mil laps on valmis õppima teatud asju. Olgu see keelt, korda, liikumist, peenmotoorikat. Ja Maria Montessori märkas, et kui need aknad on avatud, nende akende ajal siis, õpib laps erakordselt kergesti. Ilma väsimuseta ja suurima rõõmuga. Ja kui see aken sulgub, siis kaob ära ka see erakordne vastuvõtlikkus. Ja just seetõttu lapsevanemana on nii oluline märgata, et millal lapsel on tõeline huvi millegi vastu. Ja siis anda talle võimalus sellega tegeleda, seda korrata. Kuid mis veel toimub? See füüsiline areng ja inimsoodumuse, mis on iseseisvus, et me tahame kogu oma elu iseseisvamaks saada. Ja tõesti sellest beebist, keda me peame kogu aeg kätel kandma, saab laps, kes siis tõesti jookseb, riietub ja sööb ise. Ja see iseseisvus toimub samm-sammult. Ja kui me võtamegi selle beebi, siis tema kehast veerand on tema pea, aga kui ta juba 6-aastaseks saab, siis see pea on üsna proportsioonis juba.
muuseas, täiskasvanul on 1/8 kehast pea. Sellel vastsündinul on ka pehme nahk, beebijuuksed, tal on luustik hästi pehme, enamasti tal ei ole hambaid, käe ja meele koostöö ei ole veel arenenud, selles mõttes, et aju ei juhi seda, et ma mõtlen millegi peale ja siis ma koordineerin oma käsi ja jalgu, aga sellel 6-aastasel beebirasv on kadunud, liikumine on palju rohkem koordineeritud, ta on alati hõivatud millegagi. Tal on selles vanuses ka õrn immuunsussüsteem ja käed on juhitud siis sellest intelligentsist. Ta teab palju teadlikumalt, mis ta teeb. Ja seetõttu on nii oluline aru saada, et liikumine on selle mõistuse arengu võti. Laps õpib läbi käte ja ta tahab teha päris asju, mitte ainult mänguasjadega mängida. Ja see on eriti selline vanus, kus iga kord, kui me teeme lapse eest ära midagi, mis on tegelikult ealiselt talle tehtav, mida ta tegelikult juba suudaks ise teha, siis me võtame talt ära selle tunde, et ma sain hakkama. Aga just see tunne ehitab ka seda enesekindlust. Ja rääkides iseseisvusest ju, et kui beebi sünnib, siis ta vajab abi kõiges. Näiteks toitumise puhul. Aga niipea, kui tal tulevad esimesed hambad, see on märk siis sellest, et laps on valmis ka lisatoiduks, siis ta järjest rohkem tahab olla iseseisev, ise süüa. Sama on liikumisega. Alguses me kanname teda kätel kõikjal ja ühel hetkel ta hakkab roomama, teeb oma esimesed sammud ja tahab liikuda ise. Riietumine. Beebi sünnib, meie riietume teda. 3-aastane, aga peaks juba enamasti, kui talle on antud võimalus teha neid tegevusi, saama ise ennast riidesse. Ja potil käimine. Täpselt samamoodi, et kui tal on antud võimalus liikuda ja neid asju teha, siis sellest beebist 3. eluaastaks peaks saama sirguma laps, kes käib iseseisvalt ka potil. Paneb sokke jalga ja paneb ise riidesse, eks ju. Ja selle kõige juures on hästi oluline see, et lapse sees on väga tugev vajadus korra järele. Et kui tal on antud ettevalmistatud keskkond, siis mingisugune etteaimatavus tema rutiinides, päevarütmis, siis see annab ka selle turvatunde talle. Ja kui keskkonnas on kaos, siis see on ka põhjus, miks lapse sees on sisemine kaos. Ja hästi oluline on aru saada ka see, et see on see periood, kus lapsel on väga-väga intensiivne vajadus asju korrata. Ja see kordamine ei ole mingisugune nagu lapse tujukus, et ma ei tea, veega mängin kinni lahti, vaid see ongi nende viis oma uusi oskusi korrata. Ja see vajadus korra järele on lapse jaoks hästi oluline just need esimesed 3 eluaastat. Ja võib-olla mänguasjade koha pealt selline märkus veel, et kui me sunnime lapsi jagama kas siis oma vendade-õdedega, sõprade, lastega, et teeme mingi mängukohtumise, jagage nüüd mänguasju, siis tegelikult selles vanuses lapsed on väga suured individualistid ja me ei peaks sundima neid asju jagama. Ja mida me teeme sellega, kui laps mängib mingi mänguasjaga ja me ütleme samal ajal, et hei, jaga seda Mariga, siis me tegelikult katkestame tema keskendumise. Selle asemel tasub lihtsalt öelda, et Juhan mängib praegu, oota, kuni ta selle ära paneb, siis saad sina. Nii et see vajadus korrata ja kord keskkonnas, rutiinides ja rütmis on väga oluline. Just see, et see on üks suurim vigasid, mida tehakse ka esimestel aastatel.
et lapsed ei ole valmis tegelikult jagama. Kuid need esimesed 6 aastat on lapse elu vundament. Kõik, mis ta seal keskkonnas, koduses keskkonnas, igal pool mujal toetab või ei toeta, jääb kogu tema ülejäänud eluks. Nii et mida sina saad teha, et toetada teda? Number 1 ongi see, et loo turvaline ja etteaimatav keskkond. Märka, millal laps millegi vastu huvi tunneb ja paku talle võimalust nende asjadega tegeleda. Anna talle võimalus liikuda ja lõpmatult korrata, teha ühte tüütut tegevust nii palju kordi, kui tal see arenguliselt vajalik on. Ära katkesta tema keskendumist. Mäng ongi lapse töö. Ja mõtle kogu aeg sellele, et laps ütleb sulle iga asja kohta, et aita mul seda ise teha. Sinu laps ei vaja täiuslikku vanemat. Ta vajab seda vanemat, kes kuulab, et aita mul seda teha ise. Aitäh, et oled siin Kadrioru YouTube'i kanalil. Et mitte järgmistest videodest ilma jääda, vajuta kindlasti subscribe või tellige siia kanalile. Ja kui said väärtust, viska siia üks pöialga. Tšau!